väljaanne sisaldab ülevaadet loodusõnnetustest, mis toimusid planeedil 23.–29. aprillini. Ainult faktid ilma liialduseta, et saaksite ise näha, mis kliimaga toimub. Ja mis kõige tähtsam, mõistaksite, kellest sõltub see, milliseks kujuneb välja meie kõigi homne päev. Euroopa. Aprilli lõpus tabas Euroopat äärmuslike ilmastikutingimuste laine, mis mõjutas korraga mitut riiki. 23. aprillil Ungarit tabasid tugevad tormid, millega kaasnesid tuul ja võimsad äikesetormid. Paduvihmad ja äkilised üleujutused on teinud Trans-Danubia piirkonnas laastamistööd. Kaierpetsi külas vaid 1 tunniga sadas maha kuu jagu vihma. Šomodi piirkonnas mõned teelõigud olid täielikult mudavooludega üle ujutatud, mis viis liikluse seiskumiseni. Samuti esines katkestusi raudteetranspordi liikluses. Üks rongidest isegi oli sunnitud lähtejaama tagasi naasema. Sekhardi linnas mõnes piirkonnas oli nii palju vett, et prügikonteinerid sõna otseses mõttes hulpisid tänavatel. Ka riigi kirdeosa sai kannatada. Boršod Abaud Sempleni piirkonnas äärmuslike sademetega kaasnes kuni 3 sentimeetri suurune tugev rahe. Asustatud alade ja põldude tänavad olid kaetud jääkihiga, mis pealegi sulas väga aeglaselt. Sablit-Satmer-Peregi piirkonnas rahe kahjustas viljapuid, mis niigi juba aprilli alguses said külma käes kannatada. 23. aprillil Lõuna-Saksamaa ja riigi põhjaosas asuvad Harsimäed olid võimsate äikesetormide epitsentris, millega kaasnesid paduvihm ja rahe. Meteoroloogi sõnul tekitab tõsist muret juba see, et sellised nähtused esinevad aprillis, kuna selline ilm on pigem tüüpiline suve keskpaigale. Mõnedes mägikülades tänavad olid üle ujutatud, sopane vesi ulatus kohati põldini. Juba järgmisel päeval, 24. aprillil, Bosniat ja Hertsegoviinat tabasid võimsad loodusejõud. Majevika piirkonda saabus tugev torm, mis põhjustas liiklusprobleeme kõige olulisema transpordiarteri, Bijeljina-Tuzla maanteelõigul. Podmajevika piirkonnas ujutasid paduvihmad üle maju, põhjustasid maalihkeid ja kahjustasid külve, ohustades saaki. 26. aprillil tekitasid paduvihmad ja rahe suures osas Rumeenias tõsist kahju. Eriti rängalt sai kannatada Rasnovi linn, mida tabasid paduvihmad ja rahe. Kohalike elanike sõnul vesi kiiresti ujutas üle teed ja kõnniteed ning vanad elanikud tunnistavad, et nad pole kunagi midagi sellist varem näinud. Keskkonnaminister avaldas, et Rumeenias sel aastal tuleb puuviljadest puudus, kuna kevadkülmad kahjustasid kirsside, murelite, aprikooside ja virsikute saaki. Bulgaarias Montana piirkonnas sadas umbes tunni aja jooksul maha 72 mm sademeid. Pärast paduvihmasid olid üle ujutatud õued, keldrid ja majade esimesed korrused. Itaalias tugev rahe tekitas märkimisväärset kahju põllumajandusele, peamiselt nisusaagile Foggia provintsis Lufera piirkonnas. Mõnes kohas rahehangete kõrgus ulatus 20 sentimeetrini. Liiklusteedel oli tõsiselt häiritud. 26. aprillil Ukrainas registreeriti tornaadot. Ta ilmus välja Kiievi oblastis Brovaro rajoonis ja kiiresti äratas tähelepanu sotsiaalvõrgustikes. Selliseid keeristorme riigis mõnikord esineb ka suve keskel, peamiselt lõunapoolsetes piirkondades, kus kuumus ja mereõhk loovad nende tekkeks soodsaid tingimusi. Kuid tornaado ilmumine Kiievi lähedal ja juba aprillis on ilmne anomaalia. Eksperdid kommenteerivad, et kuigi registreeritud tornaado oli üsna nõrk, võivad tulevikus sellised keerised muutuda võimsamateks ja ohtlikumateks. Ja Kreeta saarel asuvas Heraklioni omavalitsusüksuses on tekkimas murettekitav olukord, kus maapinnale on ootamatult ilmunud laialdased praod. Esimesi anomaalia märke registreeriti 23. aprillil, kui pragu ületas teed. Seejärel geoloogiline nähtus hakkas kiiresti progresseruma, kattes hooneid, tänavaid, teid ja muid infrastruktuuri objekte. Mõne päevaga sai kahjustada üle 20 maja ja 9 neist muutus täiesti elamiskõlbmatuks. Kohalikud elanikud on äärmiselt mures. Nende sõnul registreeritakse külas iga päev mitu uut pragu, kuid eksperdid ei ole veel toimuva põhjust nimetanud. Ecuador. 25. aprilli hommikul Ecuadori põhjaranniku lähedal toimus võimas maavärin magnituudiga 6,3.
Seismilise sündmuse suhteliselt madala asukoha ja suure ulatuse tõttu värinaid tundsid 10 provintsi elanikud 24 riigi provintsist, sealhulgas tihedalt asustatud Ecuadori pealinna Quito elanikud. Maavärin tekitas elamutele ja infrastruktuurile märkimisväärset kahju, ligi 1000 hoonet sai mitmel moel kahjustada, neist vähemalt 179 varises täielikult kokku. Lisaks said kahjustada 2 silda. Maavärinas sai vigastada 32 inimest. Esmeraldase provintsis, mis asub maavärina epitsentrile kõige lähemal, elektri- ja telekommunikatsioonikatkestused mõjutasid kuni 90% leibkondadest. Ettevaatusabinõuna peatati Petroecuadori rafineerimistehase tööd. 25 minutit hiljem registreeriti teises riigi edelaosas asuvas rannikuprovintsis Guayases veel üks maavärin, magnituudiga 4,1. Iisrael. 23. aprillil Iisraelis puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Leitsak, tugevad tuuled ja kuiv ilm kiiresti muutsid riigi keskosa katastroofitsooniks. Suurim tulekahju puhkes Tel Avivi ja Jeruusalemma vahel, mõjutades Beit Shemeshi piirkonna looduslikke alasid ja Eshtaoli metsa. Tuli levis kiiresti elamupiirkondadesse, sundides mitmete maapiirkondade elanikke evakueerima. Piirkonna peamised maanteed suleti. Ka rongiliiklus peatati. Tulekahju kustutamiseks saadeti kohale 10 tuletõrjeüksusi, lennukeid ja helikoptereid, kuid põlengu suudeti lokaliseerida alles 30 tunni pärast. Üle 1000 hektari territooriumist põles maha. Mitu inimest sai kannatada suitsu sissehingamise tagajärjel. Järjekordne metsatulekahju on hävitanud suurema osa Einot Kivatoni looduskaitsealast, mis taastati vaid 2 aastat tagasi peale 10-aastast taastamisprojekti läbiviimist. Põlenud on üle 20 hektari haruldast märgala. Leegid on levinud mitme kogukonna põllumajandusmaale. Päästjad evakueerisid tulekahju teele ette jäänud inimesi ja loomi. Kahju piirkonna ökoloogiale on katastroofiline. Türgi. 23. aprillil Marmara meres Istanbuli lähedal toimus võimas maavärin, magnituudiga 6,2. Maavärina kese asus umbes 7 kilomeetri sügavusel. Värinat oli tunda 13 sekundi vältel, paljud elanikud jooksid tänavatele, lahkudes kiiruga oma kodudest, kontoritest, kohvikutest ja muudest hoonetest. Istanbulis ja naaberprovintsides sai vigastada vähemalt 359 inimest. Mõned said vigastusi akendest välja hüpates, teised said kannatada tunglemistes ja paljud otsisid paanikahoogude tõttu arstiabi. Maavärin kahjustas enam kui 1600 kodu. Põhitõukele järgnes enam kui 400 järeltõuget, millest mõned olid väga võimsad, ulatudes 5,9 magnituudini. Pärast 2023. aasta veebruari tragöödiat, kui 2 laastavat maavärinat magnituudiga 7,8 ja 7,5 tapsid Türgis ja Süürias ligi 60 000 inimest. Iga seismiline sündmus tekitab selle piirkonna elanike seas äärmist hirmu. Seetõttu 23. aprillil paljud inimesed pärast maavärinat kartsid koju naasta, ööbides õues parkides, telkides, autodes ja mošeedes. Seismilise sündmuse järeltõukeid oli tunda ka naaberriikides, Kreeka, Bulgaaria ja Rumeenia elanikud. Lõuna-Aafrika Vabariik. 25. aprillil Lõuna-Aafrika Vabariigi KwaZulu-Natali provintsi tabas tugev vihmasadu, põhjustades Durbani linnas ja selle ümbruses ulatuslikke üleujutusi. Kiired veejood hetkega muutsid teed ohtlikeks lõksudeks, halvates liikluse ja tekitades transpordiinfrastruktuurile tõsist kahju. Olukord oli eriti tõsine Umlasi piirkonnas, kus loodusjõud tekitasid märkimisväärset kahju, majad hävisid ja sillad said kahjustada. Kahjuks suri ka üks inimene, vähemalt 5 inimest sai vigastada ja olid haiglasse viidud. Venemaa. Pesimjannõi, üks Kamtšatka aktiivsemaid vulkaane, tuletas end taas meelde võimsa purskega, mille haripunktiks oli 24. aprill. Tuhapilv tõusis 11 kilomeetri kõrgusele. Pilv pöördus järsult edelasse ja kattis mitu asulat Milkovski rajoonis. Kohalike elanike sõnul keset päeva muutus sama pimedaks kui öösel, päikesevalgus praktiliselt ei tunginud läbi tiheda tuhapilve.
Kõik ümberringi oli kaetud kuni 3 mm paksuse tuhakihiga, mille tagajärjel suleti veevõtukohad. Vulkaanile määrati punane lennundusohu kood ja piirkonnas kehtestati kõrgendatud valmisoleku režiim. 25. aprillil tuhk jõudnud Petropavlovsk-Kamtšatskisse ja jäi rippuma linna kohal kuni 5 kilomeetri kõrgusel, mis on äärmiselt ebatavaline, kuna vulkaan asub piirkonna pealinnast enam kui 350 kilomeetri kaugusel. Selline pikamaine ülekanne on võimalik vaid eriti tugevate heitkoguste ja haruldase atmosfääritingimuste kombinatsiooni korral. Vulkanoloogi sõnul seekord oli vulkaani käitumine ebatüüpiline. Pursele eelnes ebatavaliselt pikk aktiivsusperiood. Tagapaikalist on saanud Venemaa metsatulekahjude koldeks. Aprilli lõpus oli siin koondunud 99% kõigist riigi aktiivsetest tulekahjudest. Leekidega kaetud ala kogupindala ületas 330 000 hektarit. Piirkonnas on välja kuulutatud föderaalse tasemega eriolukorda. Katastroofiline olukord Tagapaikalis on kestnud üle kuu aja. 29. aprillil möllas siin 44 metsatulekahju. Põlesid metsad, põllud ja asustatud alad. Vaid ühe päevaga põles maha üle 20 elamu. Paljudest neist alles jäid vaid korstnad. Leegid jõudsid Tšitale väga lähedale. Linn oli mattunud suitsupilve. Õhk oli tahmast täis imbunud. Nähtavus teedel kohati oli nullilähedane. Föderaalne maantee Amur oli suletud. 28. aprillil Karõmski rajoonis Bolša ja Tura küla lähedal süttisid sõjaväelaud. Neid kustutati õhust. Tulekahju õnnestus lokaliseerida. Tulekahjude kustutamisse on kaasatud ligi 1500 spetsialisti ja ka Il-76 lennukid. On selge, et loodusõnnetused sagenevad hirmuäratava kiirusega. Sellest hoolimata rahvusvaheliste otsustajate tegevusetus on väga murettekitav. Selle põhjused on mitmekesised, alates toimuva olemuse mittemõistmisest kuni hirmuni valmislahenduste puudumisel tekitada elanikkonnas paanikat. On ka neid, kes ei tee midagi meelega, oma kasupüüdlikest huvidest lähtudes. Ja seda nimekirja võib jätkata. Kuid olenemata taustast, olukorra surnud punktist edasiviimiseks on võtmeteguriks avalik nõudmine. Poliitilised institutsioonid juhinduvad rahva tahtest ja nad ei saa kodanike üksmeelset nõudmist ignoreerida. Tänapäeval on inimkonnal juba olemas vajalik teadmiste, analüütiliste ressursside ja tehnoloogiate arsenal, mida saab rakendada ja mis on ka võimelised kliimaolukorda mõjutama. Puudub vaid üks asi, otsustav üleminek praktilistele tegudele. Ja siin on esmatähtis iga inimese isiklik osalemine. Usaldusväärse informatsiooni levitamine, probleemide teistega arutamine, soov muuta kasvavate kataklüsmide teema maailma üldsuse prioriteediks, need lihtsad, kuid tõhusad sammud on võimelised tekitama selle väga vajaliku avaliku nõudluse. Ja see on tõeline jõud, mis muudab sündmuste käiku. Ja see on igaühe meist kätes.